Kallaste, sina olid sel aastal siis Flora U17 Eliitliiga võistkonna juhendaja, et kuigi võistkonnas olid valdavalt aasta nooremad poisid, lõpetasite tubli 3. kohaga, et kuidas hooaja ise treenerina kokku võtad? Ütleme niimoodi, et meeskonna esitlusega jäin rahule. Jah, 3. koht on väga rõõmustav aasta vanematega mängida ja üldiselt saime nagu väga hea kooli mängulise suhtes. Hooaeg algas teil 2 kaotusega, kuid siis põhiringis selles hooaja esimeses pooles tuli 4. koht ning võidud tegelikult kogu esikolmiku ehk Nõmme Unitedi, Leegioni ja Levadia üle, et tundub, et oli selline väga huvitav ja tasavägine hooaeg. Jah, algus ütleme nii, et meeskond ei saanud hästi nagu käima. Pärast poole nagu hakkasime rohkem kokku mängima ja mäng hakkas sujuma ning oli võimalik ka võita neid tugevaid meeskondasid. Sa oled läbi kogu hooaja olnud seotud ka esindusmeeskonna tegemistega, et kui palju neid ideid oled ka sinna allapoole U17 Eliitliiga võistkonna juurde viinud? Ega tegelikult ikka päris palju, sellepärast et ega U17 meeskond on järelkasv meie esindusmeeskonnale ja ega mida varemalt need harjumused ja mängustiilid ja kõik muud korraldused nagu sinna viia saab, seda paremini need ettevalmistused on. Nii et selles suhtes on väga hea eelis mul seda kõike nagu sinna viia. Sa oled ise mänginud jalgpalli ka kõige kõrgemas tipus, et kui sa nüüd vaatad oma võistkonna peale, et kui hea materjal sul üldse nii-öelda praegu käes on, et kuidas 2000 vanusegrupi poistega varasemate treenerite poolt tööd on tehtud? Ütleme nii, et materjali poolest mängijaid on väga häid seal. 6-7 poissi on koondise kandidaadid, on koondise juures kaasas käinud, nii et kõige rohkem teeb mulle head meelt see, et iga trenn on võimalik viia läbi väga kõrgetasemelikult. Kui sa oma võistkonda iseloomustad, siis on see selline tugev meeskonnana või on välja kujunenud selged liidrid, kellele toetutakse mängudes? Ma ikkagi arvan, et on tugev meeskond, sellepärast et meeskond on komplekteeritud ka niimoodi, et igas liinis on head mängijad ja nendel on kõiksugused külgi olemas, nii tehniline külg on tugev, füüsiline külg on tugev ja mängu lugemine, nii et kogu võistkond ikkagi on hea. Ja küsin lõpetuseks, mida toob sinu võistkonna jaoks uus hooaeg, et siin mõni päev tagasi aasta nooremate poiste treener Timo Stritski juba hoiatas, et tuleb ka Eliitliigasse konkurentsi pakkuma. Järgmine hooaeg mängime siis Eliitliigat oma vanusegrupis 2000-ga ja siis ma arvan, et see tuleb meile põnev, eks me muidugi eesmärk on võita ja muidugi soovin nii Tiimale palju õnne ja edu. Ja hästi võtab Frolov nüüd ette, seab peale ka ja lööb ära. Ja lööb ära ja Frolov saab siin ka, näeme, kergendus on see ennekõike see emotsioon ja võib Sapineni endale selga võtta küll seal. Jürgenson ka. Ja Jürgensoni äär on täiesti vaba vasakul, kas Salisti jätab, talle jätab, kas siit tuleb värav? Tuleb ristnurka, Margus Jürgenson 3-1. Siit tuleb Florale võit. Jälle natuke saab kiirust pakuda eemalt kohe peale. Püüame Saliste juurde! Joosep Saliste! Ja lööb selle ära!
Bergasviidi senderdus, Frulovini jõuab, Lepistu 20 meetri juures väravast ja 2-0 Brent Lepistu! Dmitri Ustritski, FC Flora 2001 poiste treener ja värske Eesti meister on see võistkond ka meil. Kõigepealt palju õnne sulle ja kuidas võitu tähistasite? Suur tänu. Meil oli väike pidu, korraldasid lapsevanemat ja oli põnev õhtu. Ja. See oli väga võimas hooaeg, statistilise poole pealt 19 võitu, 3 viiki ja vaid 1 kaotus, 90 löödud väravat ja vaid 8 sisse lastud väravat. Ava natuke seda pilti ja tööd, mis on tulnud teha, et FC Flora 2001 meeskond sedasi mängima panna? No eks me tegime väga kõvad tööd talvel ja iga trenn, meil on piisavalt palju mängijad kohal, kõik, kes on terved, on kohal, kõik teevad täiega ja isuga ja ikka tugev kaitse, nagu sa ütlesid, tugev rünne, mitmekülgne ja väga kõva meeskonnavaim. Nüüd mõelda, kuidas mängib FC Flora esindusmeeskond ja nüüd võrrelda seda 2001 poiste grupiga, et kui palju sellist mängutarkust ja filosoofiat allapoole jõuab, et kui sarnaselt poisid mängivad või proovivad mängida? No me ikka tahame samamoodi nagu esindusvõistkond mängida palliga, tahame domineerida, tahame rünnata, tahame väga palju väravat lüüa, et suht sarnane. See tiitel selgus seal viimases mängus Nõmme Unitediga ja kui nüüd vaadata Nõmme Unitedit, siis seal lõi ligi pooled väravad Henri Välja. Meie suure väravate hulga juures jagunesid need väravad palju võrdsemalt meeskonna peale. Et pead sa seda meeskonna tugevuseks või milleski, mille kallal meie ründajad peaksid kõvasti tööd veel tegema? Noh, ühest küljest meie ründajad peaksid selle kallal hästi palju tööd tegema veel, aga mina arvan ikkagi, et see on meie tugevus. Võistkond teiselt ühest mängijast, see on ju ideaalne. Sina kui treener ja endine tippmängija, et kui paljudes poistes sa praegusel päeval näed potentsiaali ja töötahet tegeleda jalgpalliga ka mõne aasta pärast kõige kõrgemal tasemel? Ma kindlasti näen paljudest sellist potentsiaali, aga kõik sõltub neist. Kui palju nad näevad vaeva, kui palju nad töötavad iseseisvalt, teevad ise igasugust erinevat sporti ja kui palju neil tahtmist on. Kõik sõltub ainult sellest. Viimane sportlik küsimus. Millised on 2001 poiste grupi plaanid uuel hooajal? Esimene plaan, et me läheme jaanuari lõpus tugevale turniirile Riga Cup, kus on registreeritud praeguse seisuga Peterburi Zenit ja Tottenham ja väga kõva tase. Suveplaanid veel paika pannud ei ole, eks me otsustame natukene hiljem. Aga edaspidi Eestis meil on mõte mängida eliitliigat aastavanemate vastu, eks me saame tugevat mänge nii füüsilises mõttes kui ka mängulises mõttes, et vastased on meist vanemad, aga me peame vastu peama. Et me loodame, et see õnnestub meil ja mängime oma liigat ka, et B, mis on 2. Eks me üritame anda kõigile mängu aega nendes 2 sarjas ja vaatame, kuidas poisid arenevad. Ja lõpetuseks, kui suureks hindad sa selle hooaja juures ka toetajate ja lapsevanemate abi? Sel teemal siin võib väga kaua rääkida, et selle grupi juures on nii head lapsevanemad, kui ainult olla saavad. Nad ei sekku protsessi, treeningprotsessi,
samas nad toetavad igatpidi nii treenerid kui ka, mis on kõige tähtsam, oma lapsed. Ja mis on veel kõige tähtsam minu silmis, et see on see, et nad on väga truud oma klubile, FC Florale, just. Suurepärane, aitäh sulle, Tiima, ja kõike head edaspidiseks. Suur tänu. Kella peale ja siis on tõsiasi ka Norbert Urna esimene meistritiitel peatreenerina klubi juures. Alliku õhus. Aidara võidab veel palli. Veel on Infonetil võimalus. 3 lisaminutit on juba täis tiksunud. Ja nüüd on kõik ja vaadake, mis toimub. Flora kindlustas tänase 1-0 võiduga. 2 Flora enne lõppu Eesti meistritiitli. Eesti tiitel FC Flora. Eesti tiitel FC Flora. Oli igati võimas jalgpalliõhtu siin Lastamäe Kunstpüha väljakul. See oli võimas mäng, see oli uhke jalgpallipidu. Seda oli meeldiv vaadata, kuidas võitlus käis mõlema meeskonna poolt ja isegi siin, mitte isegi, aga ikkagi Infoneti mäng ka siin lõpus on ju 1-0 taha jäädes, et ikkagi üritasid ja tahtsid midagi muuta selles mängus. Seda rõõmu jagub ka meie kaameramehe ümber. Tiitel on tulnud. Paljudele neist esimene, fännidele ehk paljudele üsna mitmes. Aga see oli tänane päev. 2 vooru on meil jäänud nädala pärast. Levadia Flora on sümboolse tähendusega. Asjad on pandud paika juba varem. Jalgpallistuudio on meil valmis, võtmaks kokku tänast üliemotsionaalset jalgpalliõhtut.